Euroopa Liidus ja Eestis on konkurentsiseadusega reguleeritud, et turg peab olema korraldatud niimoodi, et ettevõtted saavad omavahel õiglaselt konkureerida. See tähendab, et ei tohi olla olukorda, kus üks suur ettevõte laiutab väiksemate üle või keegi lepib kellegagi omavahel hinnad kokku. Seda ebavõrdsust peaks konkurentsiõigus vältima, kuid paljud just seda kritiseerivadki. Mina ütlen, et see ei ole mitte kellegi kasuks Eestis. Mina väidan, et see on kitsad ärihuvid ja sisuliselt tähendab seda, et kui meil on bensiinihinnad, kuuleme maailmaturul langeb kütusehind, meil võib-olla nii kiiresti odavamaks ei lähe. Või räägime siis, ma ei tea, näiteks ravimihindadest, mis on Eestis kõrgemad kui väga paljudes Euroopa riikides. Või räägime siis sellest, et teatud väiksemad ettevõtted võivad olla oluliselt kehvemas positsioonis kui suured tegutsevad. Konkurentsiseadus on eeskätt kasulik tarbijatele, sellepärast et ta keelab ära terve rea asju, mida teha ei tohi. Näiteks, et ei tohi hinda kokku leppida, et sellest odavamalt me ei müü. Ei tohi olla niimoodi, et keegi on tulnud turule mingi tootega ja siis ta lepib teiste ettevõtjatega kokku, et teie ärge sarnase tootega turule tulge. Näiteks see on ka keelatud. Nii et konkurentsiõigus ikkagi tagab selle, et tarbija saab kõige odavama hinnaga, kõige paremaid teenuseid ja kaupu, aga ka saab uusi ägedaid teenuseid ja kaupu, et ka nende turule tulek on nagu lihtne. Raske on aru saada, kellele see seadus siis lõpuks ikkagi hea on, sest ühed räägivad üht, teised teist. See seadus on tehtud nüüd selline, et kui keegi selle vaidlustab, siis vaidluste arutamine kohtus kestab nii kaua, et enne asi aegub. Ja see on see põhiprobleem. Loomulikult palju bürokraatiat juurde ja kulu ka siis ka ettevõtjatele, et oma õiguste eest seismisel. Konkurentsiseadusega on Liisa-Ly Pakosta sõnul riigil võimalik toimuvat paremini reguleerida. Järelevalvet teostab seejuures Konkurentsiamet. Mis puudutab seda, et Konkurentsiametil ei ole jõudu, nüüd ei ole jõudu ja ennem oli, siis tegelikult kõik, mis Euroopa Liit ette näeb, kõik need tööriistad on Konkurentsiametile juurde antud. Kriitikat tuleb palju selle kohta, et see seadus on saanud palju lobitööd ning tehtud pigem ärimeeste jaoks. Ongi selle asja nagu peamine probleem, et loomulikult on Eestis kindlasti neid, kellele see sobib, sest ja pigem võiks öelda, et see sobib neile, kellel on selline turul monopoolne seisund. Ja meil on mõned omanikud ja mõned ettevõtted tõesti, kellel on nagu mitmes valdkonnas see monopoolne seisund.